No poejutud või külajutud, kuidas soovitajatele vaatajad, on selle suvine erirubriik, eriprojekt, kus me siis käime mööda Eestimaad ringi ja vaatame, kuidas siis poetagustel elu käib. No see poetagune on Eesti mõistes selline kohe nagu nii-öelda halb koht, et seal ikkagi koguneb erinev kontingent kokku, aga minu tänane külaline on muusik ja luuletaja Jaan Pehk. Jaan, kui palju sinu elus on olnud selliseid perioode, kus sa kuskil poe taga oled luusinud ja võt niimoodi meestega koos istunud ja arutanud maailma asjade üle? Kas see sinu jaoks selline tuttav tegevus või pigem ei ole kunagi niisugust asja olnud? Ei, kindlasti ei saa öelda, et seda kunagi olnud ei ole, et on ju igal pool ringi sõidetud ja käidud ja esinetud ja ikka satub ette erinevaid olukordi ja eks on ka poe läheduses ja poe taga erinevate inimestega juttu aetud. Ja see on alati kuidagi väga selline soe, orgaaniline suhtlus ja veel kui on inimestel väike selline joogikene ka seal kohe võtta ja kerge sumin on ja Eesti inimene läheb siis ju hingelt lahti, siis ta räägib kõigest, mis tal on meelel ja keelel ja pood on lähedal. Varsti lähed uue järgi, kui otsa saab keelekaste. Inimestel meeldibki poodide läheduses olla. No see on elu. Ja see on elu. Ja näiteks, et samamoodi noored hängivad kaubanduskeskuses, sellepärast, et seal ju ka, sealt on võimalik vaadata teisi inimesi, sul on võimalik vaadelda, kui keegi tuleb, omavahel arutada, kes see on, ei tea. Et sellised, eks pigem on see selline võib-olla juba selline harrastus antropoloogide kokkutulek, kes siis arutavad maailma asju ja ka kellel on kindlasti ka öelda inimeste kohta, kes teist mööduvad teist. No, ma ei saa siit jälle muidu küsimata jätta, muidu vaatajad võib-olla siin mõistavad hukka, aga sinu suhe alkoholiga, on sul see olnud ikkagi selles mõttes elus ka prevaleeriv, et sa tegelikult ilma selleta ei saa, ei tule loomingut, ei tule mitte midagi? Mul on pigem vastupidi, et kui asi puudutab loomingut, siis ma seda alkoholi tarvitatuna eriti, ma ei tule sellega toime. Mul on vaja natukene teravamat pilku selles suhtes, aga ega alkoholi endaga loomulikult on tulnud tegemist, eks see on minule teatud situatsioonides meeldib alkoholi tarvitada. Ja teatud situatsioonides? Ja, teatud situatsioonides kogu aeg ei tarbita. Et nii see on. On sul selliseid nagu ajakriitilisi asju ka olnud, sest meil väga palju tehakse selliseid asju. Just hetkest kirjutatakse, hetkest lauldakse ja kõike muud seda. Ja, ma tegelikult võibki nii öelda, et suur osa mu loomingust on sündinud hetkes. Hetkes siis, kas ütleme ka sellistes poliitilistes hetkedes? Või poliitikat on ka selliseid hetkesid olnud, kus olen ka poliitikale mõelnud, aga pigem sellistest rahulikest hetkedest, kus näiteks kas purskab või lähen õue ja ostan 4 jäätist. Kui nüüd rääkida näiteks sellest, mul on siin kaasas täiesti juhuslikult on mul kaasas ka minu uus raamat, 100 õhtu lood, siin on 99 lugu. Siin on tegelikult kõik sellised lood, mis on nii inimeste ja loomade ja kõiki loomas. Ja. Et see on selline lühikeste lugudega ja hea raamat. No sul on pool sajandit täitumas. Ja. Pool sajandit on see mehe jaoks, sinu jaoks on selline hea loominguline selline vanus. Või sa arvad, et sa oled juba kõik teinud elus ja nüüd hakkad lihtsalt natuke vana rahva peal lased edasi? Või pigem sa eeldad, et su paremad päevad on veel ees? Ma loodan, et minu paremad päevad kirjutajana on veel ees, aga ma pakun, et muusikas on minu paremad lood loodud. Aga ma ei saa kindlasti sellele 100% alla kirjutada, sest et ma ei tea, mida ma kirjutan. Miks sa nii arvad, et muusikaga on nagu ütleme kõik? Ma lihtsalt arvan, mul on mõned nii head lood ees, et ma ei tea, kas ma neid ületan.
kas see igat sellist võib-olla loojat kammitseb selline asi, et ma olen hästi teinud juba mingisugused paar asja, no ütleme näiteks hitti ja neid üle lüüa on keeruline? Ei, see tegelikult ega see mind ei kammitse, aga ma kindlasti teen edasi, aga kui vastates su küsimusele, siis ma et mida ma loodan, on see, et ma võib-olla veel kirjutan oma paremad asjad nii-öelda siis luuletaja või kirjanikuna. No sa esined suhteliselt väikestele seltskondadele, esined kindlates sellistes nagu nii-öelda väga intiimsetes ja kindlasti sulle väga olulistes kohtades, kus on ka nagu väga mõnus esineda. Et millal sa lähed nagu, millal sa näed, et sa läheksid ja tahaksid nagu midagi rahvale öelda, et kas see on ka selline, et nüüd on see hetk käes, et nüüd on seda vaja teha või ta on ikkagi rohkem sellest kinni, et vaata, et peaks ikkagi kuskilt natuke minema raha teenima midagi? No minul on selline asi, et tavaliselt mind kutsutakse esinema ja need, kes kui kutsutakse, siis tavaliselt need inimesed juba soovivad ja teavad, mida nad saavad või teavad, mis lugusid nad kuulda soovivad. Juulis tulevad ka juubeli ehk sünnipäevakontserdid, et siis ma kindlasti seal esitan uusi lugusid ja see tuleb rohkem, ongi selline võib-olla kontsertetendus, ma teen sellise väikese tagasivaate oma loomingule ja üldse oma tegevusele ja jah, need on siis juulikuus Tallinn, Tartu, Pärnu, Türi. Kõik on veel võimalik? Ja, ütleks, et kõik ei ole ees, aga mõndagi on ees. Täpsustus. Ja sõbrad, selline oli siis esimene selline poejuttude kokkuvõtte. Jaaniga me siin poe taga mõrutusime. Ma siis kingin sulle raamatu, et head lugemist. 100 õhtu lood. Ma usun, et see ei jätku täpselt mitte 100 õhtuks, aga selle saab vast kiiremini läbi, aga raamat väljalt näeb ilus ja nii palju, kui ma jõudsin siit seda lapata, siis saan sulle tagasisidet anda kunagi. Aitäh, Jaan, sulle ja jõudu, edu ja õnne. Jah, aitäh.